Tere! Minu nimi on Epp Sampka, töötan Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinikus neuroloogia osakonnas logopeedina ning räägin teile täna neelamishäirest. Neelamishäire ehk düsfaagia on väga sage ja tavaline sümptom, mis võib Parkinsoni tõve korral esineda. Neelamishäire korral on peamiseks probleemiks see, et neelamise ajal võivad toit ja vedelik sattuda hingamisteedesse. Neelamishäire varajane avastamine ja sekkumine on tihedalt seotud patsientide elukvaliteedi parandamise, hoidmise ja suremuse vähendamisega. Et tõsta patsientide ja nende lähedaste teadlikkust neelamishäire osas, räägingi natuke täpsemalt, kuidas häiret ära tunda ja mida selles osas ette võtta saab. Neelamishäire võib endast märku anda väga erinevatel viisidel ning patsient ise ei pruugi alati toimunud muutusi tähele panna või neid oluliseks pidada. Seda enam on märkamisel oluline roll tema lähedastel. Neelamishäire korral võib esineda nii-öelda tahtmatut kaalukaotust, süljevoolu suurenemist või vedelike joomise vältimist. Levinud sümptomiks on tükitunne kurgus neelamise ajal või järel või köha esinemine söömise ajal või järel. Samuti võib juhtuda, et toit satub hoopis ninna või toit koguneb igemete vahele. Kõrvetiste ja kurguvalu esinemine on samuti sage ning võib esineda raskusi toidu ja vedeliku hoidmisel suus. Samuti võib esineda neelamise järgselt muutusi hääle kvaliteedis. Näiteks võib esineda lurisevat või märga häält. Halvimal juhul võib toidu ja vedeliku kopsu sattumise tagajärjel esineda kopsupõletikke. Kui mõni nendest sümptomitest ilmneb, tuleks ühendust võtta oma neuroloogiga ja sellest märku anda. Neuroloog saab korraldada kohtumise logopeediga ning logopeed saab hinnata neelamisfunktsiooni täpsemalt. Neelamisfunktsiooni hindamiseks on erinevaid viise. Üheks variandiks on korraldada videofluoroskoopiline neelamisuuring, mis on radioloogiline uuring ning mille käigus selgitatakse välja turvalised konsistentsid konkreetsele patsiendile ning püütakse aru saada, mis sellel neelamisel siis täpselt viga on. Teiseks variandiks on fiiberendoskoopiline neelamisuuring, mille käigus sisestatakse ninasõõrme kaudu väike kaamera ning millega samuti kontrollitakse siis neelamise turvalisust erinevate konsistentsidega. Uuringu käigus selgubki, miks on neelamine raskendatud ja millised on patsiendile sobilikud konsistentsid. Uuringu tulemustest lähtuvalt saab logopeed anda täpsemaid soovitusi. Siinkohal annan üldised turvalise neelamise soovitused, mida on igaühel kodus lihtne jälgida. Esiteks tuleb jälgida enda enesetunnet. Off-perioodis söömine ja joomine ei ole kindlasti soovituslik. Võimalusel söö kenasti laua taga istudes ning keskendu neelamisele. See tähendab, et ei ole soovituslik söömise ajal vaadata televiisorit või näiteks jutustada. Vajalikuks võib osutuda oma lonksude ja ampsude suuruse jälgimine, kuna väikest lonksu ja ampsu on lihtsam suus kontrollida ja ka alla neelata. Vajadusel võid kasutada ka näiteks upilusika asemel teelusikat. Pane tähele, et söömise ja joomise ajal ei toimuks kiirustamist ning enne uue suutäie võtmist võiks suu olla eelnevast toidust juba tühi. Kui toidu või vedeliku kontroll suus on häirunud ning toit või vedelik kipub enne neelamist juba neelu suunas põgenema, siis võib katsetada neelamise ajal lõua kallutamist rinnale. See tagab selle, et enne neelamist püsib toit või vedelik suuõõne eesmises osas. Lisaks võib olla vajalik iga mõne ampsu järel tahtlikult köhimine või korduvalt neelamine. Veel võib abi olla kohanduste tegemisest dieedis. Näiteks kui uuringul selgub, et probleeme esineb vesivedelate vedelike neelamisel, võib osutuda vajalikuks vedelike paksendamine. Vesivedelad vedelikud on näiteks kohv, tavaline vesi, tee, mahl ja limonaad. Vedelike paksendamiseks on olemas apteegis vedelike paksendaja Nutilis Clear, mis on kõigile kättesaadav ning mida võib soovi korral ja vajadusel lisada ka söökidele. Kui aga uuringul ilmneb probleem just tahkema toiduga, näiteks leiva mälumisel ja neelamisel, võib abi olla mõndade toiduainete püreestamisest. Võib tekkida ka vajadus mõnda toiduainet oma menüüs üldse vältida või vähendada. Kuna haiguse tõttu võivad üha harvemaks jääda ka spontaansed neelatused, tuleks jälgida, et tahtlik sülje neelamine toimuks võimalikult sageli. Soovituslik on sülje neelamisel kasutada pingutusega neelamist ehk tahtlikult pingutada kõiki neelamisega seotud lihaseid. Lähtuvalt uuringu tulemustest võib vajalikuks osutuda ka spetsiaalne neelamisteraapia koostöös logopeediga.
Igal juhul on probleemi korral mõistlik logopeediga konsulteerida, et saada vastavalt konkreetsele patsiendile sobilikud soovitused, kuna neelamishäire võib igal patsiendil avalduda erineval moel. Turvalist neelamist!